Nii-öelda klassikaline dramaturg ja üldse kõik lood ju hakkavad, kui me natuke mõtlete filmide peale või lavastuste peale, mida te näinud olete, siis alati me jõuame, et kusagil on olnud eelsündmus. Kusagil on olnud midagi, mis on toimunud enne seda, kui nii-öelda eesriie lahti läheb. Ja see on väga loogiline, sest dramaturg peab ju millelegi toetuma. Ta ei saa hakata kirjutama kuidagi mingist punktist teadmata, kes need tegelased on ja mis hetkest, kust nad tulevad ja niimoodi on lihtsalt keeruline on ju kirjutada. Ja just nimelt selles näitemängus on see eellugu ehk siis selle, mis juhtus Ranevskajaga enne seda, kui ta lavale ilmub. See on autoril ülimalt peenelt ära peidetud, et me saame imepisikeste killukeste kaupa saame selle kokku, selle pildi võib-olla alles 4. vaatuseks. No võib-olla ka ma ei ole kontrollinud, et võib-olla 4. vaatuses on juba kõik see pilt selge, et me saame esimese 3, aga ülimalt olulised asjad toimuvad veel 3. vaatuses. Ehk autor hakkab seda lugu avama nii nagu kriminaalkirjanikud kirjutavad, eks ole, et need kihistud hakkavad hiljem avanema. Mis siis toimus enne? Ja tegelikult kõik need asjad, millest ma nüüd imepisikesed faktikesed, need on mingis mõttes ülitähtsad. Kui see faktikene oleks teistsugune, siis oleks lugu võinud minna hoopis teistmoodi. Ranevskaja abiellub, ta on aadlisoost naisterahvas, abiellub mitte aadlikuga, ta abiellub ühe vandeadvokaadiga, kellel on kalduvus alkoholismile. Ranevskaja sünnitab talle küllaltki kiiresti. Ta arvata võib, et ta abiellus 18-19, 20 juba pidi sünnitama. Sünnitas tütre. Nimeks pani Anja. Siis möödus, tuletage meelde noored, mitu aasta, millal sündis see Grisha? Mitu aastat seal vahet oli? 5 aastat vahet. Anja on 5-aastane, sünnib peresse, teine laps, poeg, nimeks pannakse Grisha. See on 5 aastat abielus olnud. Mehe alkoholism aina süveneb. Ranevska tsiteeringu järgi minu mees suri šampanja surma. Mitte viina surma, šampanja surma. Ta jõi kohutavalt, räägib ta seal. Sündis Grisha. Grisha sai 6-aastaseks. Nad on abielus olnud üle 10 aasta. Mees sureb alkoholi liigkuritarvitamise tagajärjel. Möödub 6 aega ja upub poeg õnnetult. Grisha, 6-aastane poeg, upub jõkke. Selle 6 aja jooksul on Ranevskaja armunud uude inimesse. Ehk tal on armuke. Tal ei olnud armukest mehe elu ajal, aga armukene tekib selle 6 aja jooksul. See paneb mõtlema, kas armuke keegi on olnud silmapiiril, aga ta on ikkagi põhimõtteliselt olnud mehele truu. Ja ta ei ela kellegagi teisega kokku. Ta hakkab elama kokku peale mehe surma. 6 aega on nad elanud selle mehega, upub ära poeg, Grisha, juhuslikult jõkke, ja nüüd mida teeb Ranevskaja? Naised, mõelge, mida teie teeksite, ja nüüd räägime, mida teeb Ranevskaja, kes on ju ka naine. Ja kohe väga naine. Tema, kuna löök on nii suur, šokk on nii suur, ta põgeneb välismaale, Prantsusmaale, Itaaliasse, et mitte kunagi näha enam seda jõge, kuhu uppus tema poeg, jätab maha tolleks hetkeks 12-aastase tüdruku, oma tütre. Läheb Pariisi või sinna välismaale,
mõne aja pärast tuleb talle järgi see armuke, keda Ranevska ühes kohas nimetab metslaseks. Vene keeles dikar, metslane. Ja meie trupis nimetamegi seda meest metslaseks. Arvata võib, et ta lihtsalt Alfons, seda tüüpi meesterahvas. Nii, ehk siis me oleme praegu kui kaugel. Me oleme nii kaugel, et ta jättis maha kõik, läks välismaale. Kas ei teki küsimust, milliste rahade eest? No muidugi tekib ju. Kohe me jõuame selleni. Ja sinna läks talle järgi armuke. Siis mida me veel teame? Me teame seda, et ta ostis Mentoni lähedale. Menton on Prantsuse Riviera. Mentoni lähedale suvila. Mitte sellise suvila, nagu meil on suvilad. Mentonis need, kes on käinud või Rivieral, kes on käinud, võivad tunnistada, seal ei ole suvilaid, seal on villad. Miks Ranevska nimetab seda suvilaks? Sellepärast, et vähendada selle tähtsust. See ei ole suvila, ta ütleb suvila, tegelikult on see villa. Ta sõidab sinna selle sama mehega. Mõne aja pärast müüakse villa oksjonil maha alghinnaga, ta jääb kõigest sellest ilma. Ega siis on ju mõeldamatu, et see Prantsuse või see armuke siit Venemaalt sõitis talle rahadega järgi. Ranevska ise läks rahadega ees. Armuke läks järgi. Lõppesid Mentonis see maja maha. Mis on järgmine asi, mida me teame? Järgmine asi, mida me teame, mees jättis Ranevskaja maha. Väga loogiline, kui raha ei ole. Ma räägin Alfonsi seisukohast. Aga see just näitabki seda, et kellega on tegemist. Jättis selle maha, nagu ütleb Ranevska, läks teise juurde elama. Ranevska püüab teha ennast mürgitada. Ei on, ebaõnnestunult, ilmselt on see hoopis dialoog, ta tahab, et mees kuuleks, et ta võtab omalt elu. Ei õnnestunud. Ja vaat selles seisus sõidab talle järgi juba selleks ajaks 17-aastane tütar, Anja. Leiab oma ema Pariisis, kusagil katusekambris, kõige viimasel korrusel, kõige odavamas korteris, kus elavad, ta ütleb, mingid paater, mingid mehed, raamat käes, täis suitsetatud, ehk siis ühiskorter. Ja siis toimub neil emaga leppimine. Ja nad sõidavad tagasi Pariisist sinna mõisa. Vaat see on nüüd eellugu. Ja autoril on see eellugu ära peidetud niimoodi, et kui sa seda nagu ei tea, siis või välja ei oska noppida või lavastus ei hoolitse selle eest, et ka see on ülimalt oluline informatsioon, sest sealt hakkab, see on baas, see on vundament. See on kogu selle loo vundament. Sest kui seda vundamenti ei ole, mul tuleb nüüd meelde Tšehhovi lause, et ühed, kes ei olnud tema näidet väga põhjalikult lugenud. Et kui seda vundamenti ei ole, siis paistab lugu, kui me avame eesriie ilma selle vundamendita, siis paistab lugu niisugune. Jõuab kohale õnnelik Ranevskaja, kes lõpuks ometi on kodus, kes räägib sellest, kuidas ta armastab Venemaad. Ta on lõpuks ometi kodus. Siis talle öeldakse, et mõis läheb oksjonile. Ei tea küll, mille pärast ja kes see rahad siis huvitav ära kulutas, eks ole. Kaajev ja need kodus kulutasid või. Millest osteti Mentoni mõis, vabandage väga. Ja siis maha parseldati, eks ole. Nii, et mõis läheb oksjonile ja pakutakse lahendusi, mida tema ei võta vastu, sest ta põhjendusega, see on labane. Ja põhjendusega kolmandas vaatuses, kui juba on nii, kuidas te saate seda müüa, et mu elu on siin möödunud, minu isa, ema ja kõik, kogu suguvõsa on siin, Grisha uppus siin ära. Kui te peate kirsiaeda müüma, siis müüge juba koos minuga. Ja see kolmas vaatus müüdakse maha ja neljandas vaatuses sõidab ära. No ilmselt sõidab ära sellepärast, mis ta tõesti kirsiaed on maha müüdud ja sõidab ära, et sõidab tagasi Pariisi. Selle mehe juurde, kes ta korra maha jättis, kui ta rahad otsa said. Ja nüüd ta läheb uute rahadega sinna. Kui see midagi ei klapi. Mis nutudraama see on?
siin on midagi on nagu, eks ole, kui me räägime nüüd, kui me teame eellugu, siis on üks asi ja kui seda ei tea, siis on, lugu mõjub kuidagi nagu teistmoodi, et tõesti inimesele tehti liiga ja võeti see mõis ära. Nii, ja nüüd lihtsalt selles kontekstis, milles me praegu rääkisime, mis pärast see eellugu nii vajalik oli, võib-olla ühest asjast veel, et enne kui ma jõuan ühe teemani veel, et selles näitemängus on me trupiga, kui me arutasime, väga pikk ja huvitav lauatagune periood on olnud meil, kui me avastasime, et me ei saa üle ega ümber 2 tegelasest, keda selles näitemängus ei ole, aga kes mängivad võtme kõige olulisematel hetkedel on nende otsused kõige olulisemad. Ja need tegelased on juba eelpool mainitud Ranevskaja armuke, kelle peale Ranevskaja tegelikult kogu aeg mõtleb, sest nii ei saa olla, et ta mõis müüdi maha, ta mõtleb, et no mis siis ikka, ma olen siis tema juurde tagasi. Selle juurde tagasi, kes on ta juba korra maha jätnud. Aga Ranevskaja ütleb ju 3. vaatuses Petja Trofimovile, selles samas vaatuses, kus ta ütleb, et kui peate kirsiaeda müüma, siis müüge koos minuga. 2 lehekülge edasi ütleb ta, mis ma siin salgan. Ma tõesti armastan teda. Ma armastan teda. See on minu rist. Ja selle ristiga ma nii-öelda haudaga lähen. Petja läheb täiesti endast välja, tekib niisugune seen nende vahel. Ja kuidas me nüüd paneme need 2 asja kokku, eks ole? Ehk mis toimub Ranevskaga 3. vaatuses, kas ta siis, ma mäletan, me Sandraga arutasime seda ja Sandra küsib, aga vaat selles kohas näiteks, mida siin siis mängida, kas seda, et ta armastust kirsiaia vastu ja ma ei taha, et see kirsiaed maha müüdaks või siin tuleb mängida seda Pariisi meest, et kumb see siis on? Ja me jõudsime mõlemad niisuguse järelduseni, või umbes niisuguse mõttekäiguni. See on umbes niimoodi, et kui küsida näiteks naisterahva käest, et kas sa tahad olla hea või ilus? No ütles, ma tahaks mõlemat. Ei, mõlemat ei saa. Vaat elu on väga karm. Ranevskajal, kui tal võimalus oleks, ta tahaks ka mõlemat. Ta tahaks minna selle mehe juurde ja et säiliks ka kirsiaed. Aga sellist võimalust kahjuks elu ei võimalda talle. Tema valikud on kas hea või ilus. Ei saa olla mõlemad korraga. Ja nüüd nii sel hetkel, kui ta hakkab mõtlema, et ma otsustan, ma olen ilus. Ma olen ilus. Ja temas hakkab südametunnistus. Siis ma muutun, et ma olen siis halb, jah? Kas ma tõesti olen? Ei, ma ei taha olla halb, ma tahan olla hea. Ma valisin ümber, ma tahan olla hea. Ja siis hakkab mõtlema, ja et siis ma olen kole või? Ei, seda ma ei taha, ma ka ei taha. Ei, teeme nii, ma ikka tahan ilus olla. Ja see pendeldamine 2 asja vahel, ehk siis kas ma tahan siis, et kirsiaed ei müüdaks või siis, et mehe juurde pääseda sinna Pariisi. Kumb on siis olulisem? Ta pendeldabki selle 2 asja vahel. Nüüd üks väike üks loeng, mis meid väga inspireeris. Ma lõin interneti sisse, tahtes teada, millised olid rahakursid ja ma lõin sisse niisuguse Vene interneti, siis lõin sisse, et kui palju maksab kirsiaed. Lootes, et seal arutatakse, eks ole, 90 000 ja see. Ja tuligi vastus, et kui palju maksab kirsiaed, tuli vastuseks terve loeng on sellest tehtud. Moskva ülikooli majandusdotsent Jelena Tšerkova on teinud oma tudengitele pidanud loengu sellest, teemad on siis umbes, kui palju maksab kirsiaed Anton Tšehhovi savanises näidendis, millised olid mõisaproua Ranevskaja majanduslikud kaalutlused ja kas ta tegi õige valiku, kas Ranevskaja sai oma mõisa eest turuhinna ja kas seda ja kuidas aitavad meil vastata sellele küsimusele Tolstoi ratsionaalset majandust käsitleb vene kirjanduse näitevaral kõrgema majanduskooli dotsent Jelena Tšerkova. See osutus ülimalt inspireerivaks loenguks. Kui mulle neid järeldused, milleni jõudis see majandusinimene, oleks öeldud mulle kirjandusteadlane või teatriteadlane, ma poleks seda uskunud, sest see on fiktsioon.
no mina võin samamoodi mõelda, et see on niimoodi, siin pole mingit arvutusi ega niimoodi. Aga kui minule kui lüürikule ütleb ikkagi füüsik, et need asjad on nii, siis see veenab mind. Siin ei ole mitte midagi parata. Lihtsalt mõningad tema mõttekäigud. Tema artiklid leiate teatri koduleheküljel, on see artikkel tõlgitud ka eesti keelde, ta on ka seal vene keeles üleval, nii et te võite seda vaadata. Tema võttis aluseks, hakkas mõtlema sedapidi, et vastu vaielda siis sellele üldkujunenud tõlgendusele traditsioonilisele, et Kirsiaed on Ranevskale kallis kui meenutus lapsepõlvest ja noorusest, kodumaa sümbol, aadliseisva sümbol ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et kas ta siis tõesti oli nii rumal või et ta ei jaganud üldse ei rahasummadest ega mitte millestki või milles see asi on, et ta räägib seal loengus, et kooli ajast on teda see juba nagu painanud. Ja siis ta otsustas vaadata, kas on mingisuguseid materjale, hakkas nagu lugema nagu majandusinimene. Ja milleni ta siis jõudis? Ta jõudis loomulikult ilma selle ühe tegelaseta, ilma selle metslaseta seal Pariisis, ilma selleta ei saa. Sest igal juhul lõpeb ju lugu sellega, et ta läheb Pariisi selle metslase juurde. Ja nüüd ta kerib siis sealt tagasi. Tegemist oli võlaoksjoniga, see tähendab seda, et mõis läks kogu täiega pankrotti ja see ostetakse ära juhul, kui on ostja. Siis ta hakkas arutlema, kas Ranevska võib olla huvitatud sellest, kui on ostja või millest ta võib olla huvitatud. Ja ta jõudis järelduse, Ranevska on huvitatud kiirest rahast, sest ta tahab kiiresti sõita Pariisi. Sest mees kirjutab talle, tule tagasi, ma annan sulle kõik või anna mulle kõik andeks, ma olen ümber mõelnud, need kirjad tulevad tal nii esimeses vaatuses, teises vaatuses kui kolmandas vaatuses. Ühtegi kirja me loetuna ei kuule, küll aga Ranevska ise kirjeldab, missugune see kiri on Peeter Trofimov. Näed, palub tagasi, palub andeks, tahab, et ma sinna tuleksin ja õigupoolest ma peaksingi sõitma, ma peaksin ravima teda, ta on haige jälle ja no kõik muu niisugune bla bla bla, kui inimene armastab, aga ta ei julge öelda seda põhjust. Nii, et kas ta tegelikult tahab sõita, tal oleks raha vaja. Siis ta hakkab uurima, mis võimalused on seda raha saada. Eelnevalt ma püüdsin aru saada, kui suur see summa on, kui te mäletate näitemängus oksjonil ostab ära selle Lopahin täiesti ootamatult, ma arvan ka Eneselegi ootamatult. Ta ostab ära selle võlale lisaks. Ostab ära 90 000-ga. 90 000 rubla ma uurisin siin internetis nii palju, kui mina sain spetsialistide arvamuse. See on umbes $3 miljonit. 90 000, see on siis lisaks kõigele ja see raha läks, kui on tegemist võla selle oksjoniga, et siis see läheb omanikule. See võidakse osta ka alghinnaga. Siis ei saa ostja mitte midagi. Või see Ranevska ei oleks mitte midagi, ta tühjade kättega jääb. Ja just. Aga võib ka nii, et üldse ei osteta. Ja kõige halvem variant Ranevskale olekski olnud see, et kui üldse ei osteta. Sest siis tal ei ole raha, et minna Pariisi ja ta peab jääma jälle siia ja kõik see kummi venitamine läheb edasi, aga tema tahab juba minna Pariisi, sest Pariisis mees ootab. Ta on juba kõik mulle andestanud, kuigi peaks olema vastupidi, tema peaks andestama, eks ole. Nii, ja temal oligi vaja kiirraha ja see 90 000 ongi nii nagu meie mõistes kiirlaen, mobiililaen, eks ole. Temal oli seda raha vaja. Aga kas oli ka teisi võimalusi? Tavaliselt on kolmandat vaatust mängitud niimoodi, et Ranevska põhiküsimus on see, kas müüakse või ei müüda, tähenduses peaasi, et ei müüda. Ja see on tõesti sellest loogikast lähtuvalt, kui inimene Pariisist on sõitnud siia selleks, et mõisat päästa. Ja tema esitab ka küsimuse, kas ta tuli üldse selleks, et mõisat päästa. Äkki ta tuli saba jalge vahel, mees oli maha jätnud, raha ei ole, eks ole, ja see oli see põhjus, miks ta tagasi tuli. Ja nüüd, kui mees hakkab kirjutama kirjus, ta läheb kohe esimesel hetkel tagasi. Aga see ei ole mõisapäästja loogika. Ja kas oli üldse võimalus mõisat päästa? Ja ta teeb siin arvutused. Tema pakub vähemasti 2 võimalust. Üks on see Lopahini versioon. See on see jagada mõis kruntideks ja siis müüa ära. Sealt sai ta ka selle, kui suur see krunt üldse oli. See on 1000 hektarit, see on päris suur. 1000 hektarit.
on see kogu selle asjanduse suurus. Ja seal on, ma ei hakka numbritega teid vaevama, te võite pärast sealt ise vaadata, et see võimalus on tõepoolest olemas. Ja see on parem variant kui see, mis sai Ranevskaja. Sa ei saa küll korraga nii suurt rahat kätte 90 000, aga sa paned selle panka, paned tiksuma ja sa saad päris hea palga, me arvutasime selle ta oleks elanud nagu kindral, nagu Vene kindral Venemaal, oleks tema saanud igakuiselt sellise sissetuleku ja oleks elanud Pariisis. See oleks täitsa normaalne variant ja see on kindlustatud kuni elu lõpuni. Aga Ranevskaja võttis tuulepea, nagu ta ilmselt on, armastus kõige tähtsam. Tšehhov muide mainis selle tegelase Ranevskaja kohta, et väga võluv, ta on kogu aeg naeratav, käib väga hästi riides, on ääretult lahke kõikide inimeste suhtes, kogu aeg suhtleb kullakene, kallikene, klaasikene, toolikene, seekene ja väga võlub kohe kõik inimesed kohe ära. Ja siis ta mainib seal ühes kohas, aga jo ugomanid tolka smert. Tema toob mõistusele tuleb ta alles hauas. On Tšehhovi enda niisugune ütlus. Ehk siis ta tõesti armastab seda meest, kui oma risti ja ta tahab sinna minna, ta läheb selle sama rahaga ja mis tast seal saab, nagu on arvatud, et tavaliselt on mängitud, et Ranevska maailm variseb kokku 3. vaatuses, aga mina arvan ja Tširkova arvab ja meie trupiga arvame, et ta maailm variseb kokku küll, aga mitte siin mõisas, see variseb kokku Pariisis. Jah, Prantsusmaal. Siis, kui mees ta lõplikult maha jätab ja kui ta natuke vanemaks jääb ja siis, kui raha otsa saab ja kui ta lõpetab Pariisi vaestemajas või nagu Tširkova ütleb, et talle jääb ainsaks lohutuseks, et Pariisi vaestemajad on veidikene paremad kui Venemaa vaestemajad. Et seal on tema maailma lõpp, mitte 3. vaatuses. Ja et kas oleks olnud ka veel mingi võimalus, kui Ranevska oleks tahtnud Kirsiaeda päästa. Ja on, ütleb autor, ta pakub, et see on nii nimetatud Firsi versioon. Kui te mäletate, näitemängus arutleb Firs, et vanasti 40-50 aastat tagasi kirsse hapendati, kuivatati, ta loetleb igasuguseid mooduseid, mida siis kõik tehti. Või see kirss oli mahlane, magus, siis ta räägib sellest, et seda viidi Harkovisse ja viidi Moskvasse ja küll raha tuli, küll kõike oli. Ja siis see sama majandusteadlane Tširkova teeb arvutuse, et kas on uurides välja, missugused olid hinnad tol ajal, kui palju kirsside noppimine maksab, kui palju peab poisike selle maksma, kõik need arvutused on ta ära teinud. Ja selle tulemusena jõudis tema järeldusele, see oleks veel kõige parem variant. See on küll kõige pikaajalisem investeering, mis on ka väga loogiline, põllumajandus. Kui tahetaks taastada see, ehk tehtakse Firsi versioon, siiamaani seda hiigelsuurt kirsiaeda töödeldaks, eks ole, viidaks kirsse ja hapendatakse ja mahladeks ja mis ma ei tea, moosiks ja kõigeks, siis võimalik, et see bränd oleks siiamaani alles. Absoluutselt, nii nagu on Prantsusmaal, nii nagu on Inglismaal, eks ole, perekonna käes olev kirsi tootmine, eks ole, ja just täpselt. Ja see oleks veel sissetulekud oleks kõige suuremad, aga see on niivõrd pikaajaline plaan ja sa ei saa raha kohe kätte, sa pead kõigepealt hakkama, kuna tegemist on nüüd sügisega, tuleb kõigepealt hakkama korjama neid kirsse, eks ole. Kui ma esimest korda lugesin, ma mõtlesin ka, kas on mõni koht, kus keegi ütleb, kui maitsvad kirsid need olid. Ei ole, on ainult õied. Ei, ta ikka ütleb ka. Firs ütleb. Ei, Firs ütleb. Ja teised ei ütle. Ilusad õied. Et see aspekt puudub. Just. Nii et igal juhul jõuab ta siis selle järelduseni, et oleks olnud ka see 3. versioon. Ja Ranevska valib kõik niisuguse selle tema jaoks kõige sobilikuma versiooni, mis on kõige lühinägelikum, sest see raha on lõplik ja ta saab varsti otsa, sealt ei tule kuhugi juurde. Ja see kõik tundus niivõrd, ta kirjutab siin veel väga palju huvitavat, millest ma kõike praegu ei räägi, kui te tahate lugege, tõesti tasub lugemist. Ja ta oli niivõrd inspireeriv, et pani meid näitemängu lugema hoopis teise pilguga ja me avastasime, et ta tegelikult peab vett. See ei ole lihtsalt majandus inimese lähenemine
nii-öelda lüürikute pühale piiblile, eks ole, vaid see on täiesti paika pidav. Ma mäletan, kui meil olid külas vene teatritudengid Kitise teatrikoolist ja mul oli kaasas see venekeelne tekst, ma rääkisin, sõitsime autoga tudengite laagrisse, meie tudengitega kohtuma, Eesti tudengitega, ja siis ma rääkisin neile, et on olemas niisugune asi ja mul oli see juhuslikult kaasas ja ma ütlesin, et võtke, lugege ette, ma olen roolis, sõidan autoga, te lugege nii kaua ette. Ja siis nad lugesid ette ja ma lihtsalt kuulsin, millist vaimustust nad jagasid, et nad ei ole, ja keegi meie omadest ütles, et sa mõtle, et isegi Venemaal isegi majandust on võimalik õppida läbi kirjandusteoste. Või õpetatakse läbi kirjandusteoste. Et igal juhul väga inspireeriv oli kogu see asi. Ja nüüd, kui mõelda veel selle peale, et mis see mõis üldse võis maksta, aga see on orienteeruvalt tema pakub, et kuna see lähtudes siis laenust ja sellest, mida nad ei suutnud maksta, kõik see kokku, siis tema pakub, et selle hind võis olla 300 000 rubla, mis teeb kokku siis umbes, kui 100 000 on, ütleme 3, siis korrutame 4, umbes 12 miljonit dollarit on kogu selle asja väärtus. Ja Ranevska sõitis sellest 3 minema, aga see ei tooda enam raha, see jääbki lõplikuks selleks. Et siis mingid veel huvitavad hüpoteesid, mida ta on pakkunud lihtsalt huvi pärast. Kui te mäletate, kuidas võib tõlgendada üks, kuidas võib tõlgendada teine, kui te mäletate näitemängu lõpus heidetakse Lopahinile ette, et ärge nüüd raiuge neid kirsipuid, et las me sõidame, et ema palub, et kui me sõidame ära, siis raiuge, ärge nüüd raiuge, kui meie veel siin oleme. See on ärasõidu eelsel päeval. Et kas te taktitunnet siis ei ole, oodake, me sõidame ära, siis raiuge see kirsiajad maha, kui te tahate. Ja siis Tširkova arutleb selle üle, et milleks autoril oli vaja seda panna Lopahin, kes ei ole Mats, kelle kohta Petja Trofimov ütleb, et te meeldite mulle, teil on peen ja õrn kunstniku hing, teil on peened õrned sõrmad nagu muusikul, et teis midagi on, et ta ei ole niisugune talumehe mühakas, kuigi ta enda kohta ütleb Mats, eks ole, aga irooniliselt, enese irooniliselt. Aga ta ei ole ju see. Et miks siis Lopahin, milleks autoril oli vaja? Ja siis ta pakub ühe väga huvitava versiooni, väga naljaka versiooni. Sellest on rääkinud Tšehhovi kolleeg Ivan Puunin. Et Puunini arvamus on see, Tšehhov oli lihtsalt tahtis anda kunstiteatrile võimaluse teha lava taga puuraiumise hääli. Sellepärast, et teised teatrid tol ajal niisuguste asjadega ei tegelenud. Ja tõepoolest kunstiteater oli tol hetkel tuntud sellega, et näiteks kui tegevus toimus metsas, siis näitleja, kui ta mängis oma stseeni ära, ta läks aksi vahele ja hakkas tegema linnu häält. Ja need kõik hääled olid jaotatud vastavalt mida paremini oskas, eks ole, seal üks suur näitleja oskas paremini konnakrooksusmist, keegi oskas pardi häält, keegi tegi seda ja siis sellega nad lõid nii-öelda selle kurikuulsa kunstiteatri atmosfääri, vaat niisuguste häältega. Ja seetõttu Tšehhovil teadis seda ja et igal vaatuses üks vaatus on vähemasti õues, sest õues saab teha igasuguseid hääli, toas saab teha ainult kilgi häält, eks ole. Ja seda see oli ka juba ära tehtud, kilkkoldel lavastus oli juba olnud, seal tehti kilgi hääl ära kõik. Nii et see on Puunini niisugune irooniline märkus, et ju siis nad tahtsid lava taga neid kirsiraiumise sest seda sai teha ju, eks ole. Plaatega midagi ei olnud, kõik sai tehti naturaalselt. Tširkova pakub aga sellist versiooni, et aga tegelikult on võib-olla põhjus hoopis selles, et Lopahin tahab istutada moone. Ja miks moone? Tõepoolest sellest näitemängust 4. vaatuses Tšehhov räägib, või see Lopahin ütleb, et ma istutasin sel kevadel moone ja kui need moonid õitsesid, see oli niisugune pilt, ma teenisin 40 000 puhast. 40 000 puhast. Moon maksab rohkem kui kirss. Kõik on väga loogiline. Võta, ma võin anda sulle, ei, ma ei taha, mul on raha, ei võeta seda vastu. Ja tema mõte on selles, ega Lopahin ei hakka siin, kui ta selle kirsiaia maha võtab, ega tema kindlasti ei hakka siin suvilaid tegema, sest see on liiga pikaajaline ja riskibisnes.
kes see nii väga võtab, tead, kiiruga mõtled krunta, kui ei tule täis, eks ole, ja et tema istutab seda parasjagu, mis vaja on, teeb selle maaga. Ehk antud juhul ta paneb moonik kasvama, selleks ei ole vaja suurt kirsiaeda maha võtta, sügisene aeg, on vaja kiiruga lihtsalt väike plats maha võtta, panna sinna need moonid kasvama. Meie arutasime ka seda, et mis see põhjus võib olla. Meile Kaspariga tundub kõige niisugusem usutavam see, et ta ei mõelnud lihtsalt selle peale, et kas mõjub see kellelegi haiget tegevalt või taktitult või kuidagi niimoodi. Ta lihtsalt on inimene, kes, nagu ta ise enda kohta ütleb, et ma ei saa istuda käed rüpes, et ma pean kogu aeg midagi tegema. See on inimene, kes pärast ta ütleb, et ma raiskasin terve suve teie peale, muudkui püüdsin seletada, mida teha, eks ole. Ta inimene, kes on tegude inimene, kes ei saa istuda nii-öelda paiga peal ja kui juba see on, ta samas vaatuses ütleb, et praegu on hea ehitamise ilm, eks ole. Et ta selge on see, et ta tõesti valmistubki midagi, aga ta tõesti ei mõtle selle peale, et kellelgi võib olla valus, kui kirsa ja need asjad langevad. Nii, aga nüüd ma pakuksin äkki sõna teile, ma kindlasti tahan veel pärast ühest asjast rääkida, komöödiast, aga seda siis lõpus. Et millest, lihtsalt esitan ühe küsimuse, kas ma nagu õigesti aru saanud. See, mis ma enne mainisin, Ivanov, et küll ma olen mõelnud seda, et ma esitan oma vale hüpoteesi, siis kuidas sina seda tead? Et millest see tuleneb, et kui ma kuulan, internetist leidsin selle saate, kus Kerenski, mitte Kerenski, vaid Kerenski, annab oma intervjuud 64. aastal Pariisis seoses veebruarirevolutsiooni ja sealt järgneva selle asjaga. Ja see, kui rõhutatult saate juht pöördus Kerenski poole, ikkagi Господин Kerenski, hakkasin mina mõtlema, et loomulikult see võib olla nii-öelda jäänuk või halvasti öeldud Vene emigratsioonist, aga ikkagi see on märk ju sellest, et nad järelikult tol ajal Venemaal pöördusidki ja rääkisid Kerenski, mitte Kerenski. Et kas see on nüüd mingisugune, et Ivanov ja Ivanov, et nii-öelda lihtrahvas või nõukogude võim ei tahtnud rääkida Kerenski, Ivanov või Ivanov ja hakkasid rääkima Ivanov, Kerenski, nii-öelda rõhk läks sellele esimesele. Et kas on mingi sotsiaalne protest või sotsiaalne eristatus, et teie olete niisugused, meie oleme niisugused, meie räägime endiselt niimoodi, teie rääkige, kuidas tahate. Või on see mingisugune muu põhjus? Enne seda, kui ma ei eksi, kas ei olnud ka algvariandis Tšehhovil Višnjõvõsat. Ja siis ta muudab selle Višnjõvõsatiks, nii et see tahud on omaette teema. See on kõige levinum versioon, see sotsiaalne seos selle hääldusega ja nii palju kui mina tean, siis ei ole mitte mingisugust põhjust otsida seal mitte mingisugust seost. Nii ja naa. Mis on aga Vene, need nimede lood on väga pikad, ei ole võib-olla mõtet neil üldse peatuda, nii et seda seost ei ole, vähemalt väidavad asjatundjad, kuigi veel kord kõige levinum on see variant, et lihtinimene on Ivanov ja siis aristokraatlikumat päritolu on Ivanov. Aga veel kord ei ole mitte ühtegi, ma ei ole spetsiaalselt küll uurinud, aga seda kirjandust küllaltki palju lehitsenud, ei ole mitte ühtegi vettpidavat seletust, et see peaks just nimelt kuidagi nii olema omavahel seotud. Aga see eelnev jutt, jah, kohe, vabandust. Aga see, mida sa rääkisid, on ju erakordselt põnev ja huvitav ja viib jällegi selle alguse juurde, kui ma mainisin kommentaari Evgeni Onegini juurde. Mitte kellegile seal 1903-4 aastal, kes seda tükki teatris vaatasid, olid ju need summad kõik selged.
seal võis vabalt öelda ka suvila mentooni ääres. Just Rahvas nimelt. juba teadis ja naeris. No Loomulik. mis suvilad, millest te räägite? Just nimelt, vot see ongi see. Meie selleks, et jõuda algtööni, teeme selle tohutu töö, püüame panna need summad paika. Ja mul on üks väga naljakas lugu, aga ma ei hakka vist seda rääkima. Räägi ikka. Ma tahan, Ott tahtis rääkida. Hästi ruttu, ma teen siis lühendatud variandi. Ma oma tudengitega olin Roomas ja ütlesin ühe lause. Ja lause on väga lihtne. Mäletate, peale Marcus Aurelius tuleb Commodus, see vastik Rooma keiser. Ja Rooma autoritele tuginedes ütlen, et ta esines gladiaatorina areenil 806 korda. Numbrit ei mäleta. Reaktsioon täpselt samasugune nagu praegu siin saalis, mingit reaktsiooni ei ole. Ja siis ma sain aru, et ma pean midagi tegema, et see number hakkaks toimima. Ma ütlesin oma tudengitele, siis me olime siin Tartu maanteel, teeme vaheaja. Meil hakkas väga hea meel. Teeme vaheaja. Ja lähme koos välja, lähme mõttes koos välja, mida me võiksime ka praegu mõttes teha. Lähme sinna nurga taha, veel kord, see on lühendatud variant. Ja teeme nii, et meie, kes me ees lähme, järsku näeme midagi. Ei või olla, see lugu oli sündinud ammu, prügikastide juures, konks käes, ilus mees, hallid juuksed niimoodi kammitud, Arnold Rüütel. Ja vot siis ma sain kätte vot selle sama reaktsiooni. Näha gladiaatorit areenil, keisrit, no see oli mingi šokk, mis oleks võrreldav, kui me... Vot vahel on vaja seda. Või ma ütlen, Antonius saabus idamaadele ja siis silmade ees on, kuidas mina olen Raplasse saabunud 2 kilekotti käes. No see ei ole ju see. Anna andeks, järsku tuli meelde. Mul lihtsalt see meelde, et see Ivanovi vahe, et kust on tegelikult tekkinud on ta tegelikult sel lihtsal põhjusel, et Aadel sai perekonnanimed kõige pealt. Ehk siis teistel tulid nad alles riburadapidi hiljem ja ka Aadel teelt keska lõpul Venemaal ei olnud veel perekonnanimed üldse paigas. Ja pigem teati kõiki ikkagi nii-öelda isanimede, patronüümide ja hüüdnimede järgi. Ja see itš lõpp oli, mille tsaar omistas inimestele. Ja see oli ka suur au. See oli ka suur au. Kõikidele ei olnud. Ja talurahvas sai üldse nimed nii kui meilgi, Priikstaskmine ja Priinimed, eks sellega oli veel väga palju aega. Vabandust, ma korraks järelikult siis need isanimede nii-öelda üldrahvalik, see on siis see, et me seda suurt aud tahame kõigiga jagada. Ja see on eriti auväärne, kui sa pöördud kellegi poole, Petrovitš ja Ilitš, mäletate Lenin, lihtsalt Ilitš. Ja Brežnev ütles, kutsuge mind siis lihtsalt Ilitš. Aga see oli, et tegelikult kui vaatad ka tsaare ja paberit, siis seal ei ole mitte Ivan Ivanovitš Ivanov, vaid Ivan Ivanov sõn Ivanov. Ehk siis tegelikult, kui Aadel see oma nimed varem, siis see samane nii-öelda viisipärane hääldus, see püsis, kuna pereg nii muuts oluliseks dünastiline nimi ikkagi. Ja kui oli senikauga öelnud Ivanov, siis jäädigi ütlema Ivanov. Aga kelle hiljem pandi nii-öelda käigult kah nimeks Ivanov nii-öelda. Ja talle öeldakse, nüüd oled Ivanov. Nüüd oled vaba mees ja nimeks reeglit ei ole, sest kes kuidas pani. Ja sealt see tulenebki pigem, et nii-öelda kes olid varem oma perekonnanimed saanud ja vastavalt ka kõrgemad päritolu isikud, need hääldasid seda nii-öelda vanaviisi korrektselt. Ja samal hiljem tuli nii-öelda ulgem peale värskeid Ivanove ja kes nii-öelda ei teadki, kuidas see nüüd täpselt ja kumba nagu õigem ja Ivanov kuidagi tundus mingist hetkest justkui suupärasem. Et see on võib-olla ainuke seletus, miks need rõhud on nagu kahes kohas. Ja väga paljus need nimed ju tulid pärast 1861. aastal, seal on ju kurioosumid, mis puudutavad ka meie seda või kõigi meie Gagarinit. Et Gagarinite suguvõsa ju aadli päritolu suguvõda, seal oli 10 000 millegiga talupoega. Need said kõik Gagariniteks. Üks mõisnik oli suur Bonaparte'i austaja ja siis ta võttis Prantsuse marsalite nimed ja pani off lõppu, Colencourt ja oleks venepärane. Ja nii need perekonnanimed tekkisid.
Aga need hüüdnimed olid ka väga omamoodi, vaata, sa rääkisid midagi hüüdnimed rikkalikkusest. Oi, need olid ikka lausa jaburad lihtsalt, kui vaatad igasku tähtsate bojaaride hüüdnimed ja need olid ikka... Mõned põnevad perekonnanimed nagu Vene peaminister Tšernomõrdin, jah, tõlgime ära must lõust, need on ju kõik hüüdnimedest. Ei, no samas Romanovite esimene kirjalt teada esiisa, selle hüüdnime oli Kobõla. Kobõla, jah. Ja pärast oli Poška oli üks tähtis tegelane. Neid on palju. Nii et siuksed loomanimelised hüüdnimed, mida ei saa otseselt ka perekonnimedena kvalifitseerida, oligi pigem, sul oli ristinimi, isanimi ja hüüdnimi. Ja ühest neist lõpuks kujunes mingil hetkel stabiilne perekonnanimi. Õieti, see oli praktiliselt ka üks Peeter Esimese üks nõudmisi, et tuleb see segadus lõpetada, tuleb fikseerida kindel perekonnime kuju, mis hakkab jooksma juba järgmises põlvedes. Ehk et nii-öelda igasugune improviss, nagu sellega lõpetati ära. Seal enne seda olid väga kindlad reeglid, kuidas pöörduda madalamate poole, olid Vassjuk, siis Vassiltšik ja Vasja ja nii edasi, nii et see kõik pani, nimi oli siis otseselt seotud inimese sotsiaalse päritolu. Ja kõik need pöördumised saari poole, kus öelda, et sinu Holopp Vantka, mitte bojaarin Ivan, vaid Holopp Vantka on see, kes... Aha, pöördus saari poole. Sinu jaoks ma olen ju Holopp, sinu ori. Ma nüüd läheks veel ühe, võib-olla, et see on viimane teema juurde, mida ma olen meelega hoidnud lõppu, et see puudutab siis komöödiat, märksõna oleks komöödia ja miks lõppu, sellepärast, et kui nüüd rääkida sellest meie tööst, mida me nüüd praegu siin Kirsiajaga teeme, meil on veel nädal on jäänud, siis tõepoolest kõige lisaks sellele, mis millest me rääkisime eespool, on veel üks teema, mida me oleme kogu aeg nii-öelda soojas hoidnud ja püüdnud aru saada, või püüdnud, ütleme niimoodi, püüdnud mõelda niimoodi. Aga mis siis, kui Tšehhovil oli õigus? Kui ta pani õige žanri määratluse? Ja me oleme seda otsinud, seda vastust sellele küsimusele või mänginud selle mõttega ja püüdnud aru saada, kas ta võib olla komöödia. Ja oleme avastanud ühe niisuguse asja, et milles siis, ma olen ka hirmus palju olen mõelnud selle peale, et kas on siis mingi kaitsekiht, et miks ta nimetab seda komöödiat, aga kui ta kirjutas Kajaka, siis see oli ka komöödia ja ta ei olnud siis haige, see ei olnud mingisugune kaitsekiht elu vastu, et üldse tolle aja kohta peab ütlema, vähemasti Tšehhovite perekond, nad ei olnud väga sentimentaalsed, nad olid väga kokkuhoidev perekond, aga seal kui tarvis rusikaga vastu lauda, vastu ambaid ja kakeldi ja kõiksugu asju tehti, aga perekond oli kokkuhoidev. Aga suhtlemise stiil, ta üldiselt vältis niisuguseid sentimentaalseid vesistamisi. Et küll aga oli väga hinnatud huumor, iroonia, eneseiiroonia, mitte mõnitamine, aga just iroonia, eneseiiroonia ja huumor. Et võimalik, et ma olen mõeld, et kas ta siis tahtis vältida niisuguseid mingeid sentimentaalseid tundeid või miks ta siis pani selleks žanriks komöödia. Aga avastasin seda, kui me võtame nüüd selle Ranevskaja eluloo, see eellugu, mis me rääkisime ja see, millega ta lõpetab. Kas see kõik kokku ei oleks jube naljakas lugu ühest kurb naljakas lugu ühest naisest, kes seab armastuse kõige kõrgemale, teades ette, et see armastus läheb niikuinii luhta. See on minu rist, aga ma kannan selle lõpuni. Kas see pole iseenesest võiks olla ju ood naise armastusele, ainult et kui see kõik nii tragikoomiliselt ei lõpeks, et lõpeb sellega, et selle hind on see, et mõis laostub ja ta ei tule kunagi enam sealt Pariisist tagasi, sinna ta läheb ja vaestemas lõpetab. Et kui vaadata seda asja subjektiivselt ehk olla üks nende seast, siis see asi ei ole koomiline. Aga kui sa vaatad seda kõrvalt, nii nagu arst, Tšehhov olles arst, ta vaatab kõrvalt ja suhtub väga suure empaatia võimega igasse patsienti. Nii patsienti, kes elab võib-olla oma viimaseid päevi kopsuvähis, kui ka keegi teine, kes lõikas näppu.
need on tema jaoks võrdselt ja ta vaatab neid distantsilt, ta teab väga hästi, et ta ei tohi ennast samastada lõpuni, ükski arst ei saa seda teha, sellepärast kuul pähe, eks ole, et muide, kuna ma näen siin seas on arste lihtsalt, et üks huvitav tähelepanek, et milles oli Tšehhov tugev, tema diplomi hinded. Väga tugev diagnostik, ehk siis ta andis väga hea, tollal ta nimetati teistmoodi, aga siis, kui ta diagnoosis haiguse, selles oli ta väga tugev. Väga tugev oli ta, tollal nimetati närvihaigused või närvi, ma ei mäleta, midagi niisugust. Väga tugev, ehk hinne 5. Siis, ma ei mäleta, mis tal seal veel 5 oli. 3- oli kirurgia. Ja see pani mind väga mõtlema. Väga tugev ka naiste haigustes, ka 5. Naiste meeste kõik suguhaigused ja naiste eri mingid haigused. Aga see kirurgia 3-, see pani mind mõtlema. Tollal kõik need tudengid, nad pidid käima sõjalahing, kui olid kas õppused või lahingutes olid, nad pidid tegema opereerima lihtsalt, et nad olid tagalates, aga kui kuskil mingi sõjaline konflikt oli ja seal nad natuuras kontrollisid neid oskusi, eks ole. Ja ma hakkasin mõtlema, et mispärast tal see kirurgia võiks olla nagu nii nõrk ja ma jõudsin ainult ühele järeldusele, et ta oli empaatia võimeline, koerast nii kahjus, ta raius seda sabad mitu korda, tal oli valus vaadata, kui koer vingus. Aga niimoodi ei saa kirurg olla. Kirurg peab võtma ühe korraga, süda kõvaks, muidu ei saa. Et ma arvan, et see võis olla põhjus, miks ta... Ja ma nüüd võib-olla hüppan ühelt teemalt teisele, aga üks teema kohe tingib teise. Veel üks huvitav moment. Tšehhovil teatavasti oli suhe naistega oli niisugune komplitseeritud, mitte tavaline, mitte mitte mingisuguses ebanormaalsuse mõttes ebatavaline, vaid ta oli nagu, tal oli seksuaalseid kogemusi tal kohutavalt palju, aga tal oli raske kokku panna see inimene, keda ta armastab, näiteks Knipper Tšehhova, kellega ta koos elas, see naine, keda ta armastab siis platooniliselt näiteks, või hingeline klapp on tal, ja nüüd temaga kui naisega voodis asju ajada, ehk kui seksuaalobjekt, vaat neid asju oli tal väga raske kokku panna. Tal kippusid need asjad lahus olema. Mida ta tegi ühega, tegi ühtedega ja teisega tegi, ta ei suutnud neid kokku panna ja on arvamus üks Tšehhovi elulugu kirjutanud inimene on pakkunud välja ühe niisuguse hüpoteesi, et milles see võib olla. Tol ajal ju lõbutüdrukuid oli, tahtsin öelda sama palju kui praegu, rohkem oli kogemata, et oli väga palju ja nad kõik olid ju paberitega, eks ole. Ja nad pidid kontrollis käima, kas oli 2 korda või iga 2 nädala tagant pidid arsti juures käima, et nad on puhtad. Aga kuna see oli kallis ja siis lõbutüdrukud kasutasid arstitudengeid, sest neile nad maksid natuuras. Ehk nad olid odavad, nad ei pidanud maksma arstile, doktorile, said ilma järjekorrata ja tudengitel ka UVC sees, eks ole, poistudengitel. Nii et tal oli väga suur ja piiramatu niisugune seksuaalkogemus noorpõlves, millel ei olnud niisuguse hingelise lähedusega mingit pistmist ja see võis jätta jälje. Igal juhul Knipper Tšehhovaga neil olid keerulised lood, kuigi nad väga tahtsid last saada ja Knipper Tšehhova sundis iseennast, aga vähe sellest, ta sundis ka oma meest hommikuti külmas vees suplema, tuberkuloosi haige mees. Külmas vees suplema ja siis peale seda me lähme voodisse, sellepärast, et siis veri hakkab käima ja me peame ikkagi selle lapse kuidagi saama ja igal juhul niisugune see kooselu oli, et mitte kõige keeruline. Nii, aga komöödias teemul siis see pooleli veel ma kohe lõpetan ära, et võimalik,
et ta näeb seda, kui vaadata seda asja kõrvalpilguga, siis see asi võib paista kurb naljakas, et näe, missugune on inimene, näe, missugune on naine, mis ta oma toob armastuse altarile, oma kuigi räägib kodumaast ja räägib suguvõsast ja kõigest sellest ja ta tegelikult on valmis maha jätma oma lapse 12-aastase, eks ole, tolleks hetkeks ja loomulikult eks see, meie oleme niimoodi mõelnud, kuna tal süda nii valutab selle Grisha pärast, et see Grisha võiski uppuda sellepärast, et ema ei olnud kodus, ta ei olnud kodus, ta elas kokku kellegi teisega. Ja kui kujutada ennast ette, et sa tuled koju ja saad teada, ees ootab sind, et su poeg uppus, siis on ju selge. Ja siis tema võis mõelda väga ülevalt. Ma karistan ennast sellega, et ma võtan endalt kodumaa ära. Ma lähen minema siit üksikusse kohta ja karistan ennast sellega. Õilis tunne, aga kui objektiivselt vaadata, see on natuke naljakas. No kuidas sa karistad? Sa karistad ju oma last ja kõik, eks ole. Et võimalik, et see on see põhjus, mis pärast ta nimetab seda komöödiaks, ta vaatab distantsilt ja vaatab seda hüüatusega ennäe inimest või küll see inimene on ikka üks naljakas. Inimlik komöödia. Inimlik komöödia, just. Ja ma mäletan, me tegi 3. vaatuses on stseen Anja ja Ranevskaja, Kirsiaia mahamüümise stseen, kui nad saavad teada, siis see jookseb Anja õnnelik, ütleb välja, ta ei tea, et ema kuuleb teda. Ütleb välja, et Kirsiaed müüdi oksjoni maha, silmad säravad peas. Ja ema küsib, kellele müüdi, ei tea, et seal midagi räägiti ja läheb ära. Ja siis me järsku avastasime, et mõlemal on hea meel, seesmisel kumbki ei näita seda välja. Tüdrukul on öelnud seda Petja Trofimovil juba teises vaatuses, et Kirsiaega on ammu kõik läbi, ma tahan ära siit. Ja siis tekib küsimus, aga kellele siis seda Kirsiaeda üldse vaja on? Kas see ei ole ka nagu, et inimlikult kurb ja naljakas küsimus? Ja selgub, et mitte kellelegi. Ainult Firsile ja see ka, et seal ära surra. Kõik. Ja see ongi see komöödia, millest ta kirjutab. Jah, et natukene nukker, natukene kurb ja mitmed Tšehhovi nii-öelda uurijad on maininud ka seda, et ta on leiutanud niisuguse erilise stiili just oma komöödiates, et niisugune tumm tragöödia või tumm draama, aga tegelaste niisugune kuni vodevillini pealiskaudne käitumine. Ja see tekitab väga tugeva kontrasti ja tekitab niisuguse segase tunde. Tegelased käituvad nagu komöödias, aga olukord ei ole koomiline. Olukord on pigem traagiline. Sest kontekstis ju ajas tolleaegsetes teatrites ju kümnete kaupa odavaid vodeville, komöödiaid selle sõna kõige äärmuslikus kõige lihtsamas tähendus. Ja. Neid näiteid on ju mingisugune, mis juhtus seal kuskil balkoni teisel rõdul niisuguste pealkirjadega ja siis tuleb midagi tõeline komöödia, nii et on igati põhjendatud. Ma äkki pöörduksin auditooriumi poole, võib-olla kellelgi veel küsimusi, et saab Oti ja Davidi käest midagi küsida, mina ka loomulikult vastan. Elmo käest ka. Ja. Et me hakkame vist vaikselt juba Otsi kokku tõmbama, et ma nii kui räägin ühe loo veel, siis äkki veel keegi tahab mõelda. Lihtsalt huvitav lugu Tšehhovi surmast. See toimus siis nii. Tal oli 2 arsti, 2 põhilist ihuarsti. Üks oli sakslane, teine oli venelane. Tema väga uskus, oli saksa arsti usku. Muide, mul tuleb meelde, et ühes raamatus, mälestuste raamatus on kirjas, et Tšehhov tahtis tulla õppima Tartu Ülikooli arstiteadust. Ja viimasel hetkel see rahalistel põhjustel jäi ta sinna kodukanti, aga lihtsalt iseenesest oleks ju päris tore, kui meil Tartu Ülikool saaks uhkustada sellega. Tema asemel tuli Lenini noorem vend. Et temal oli siis 2 arsti, üks oli saksa arst, üks oli vene arst ja alguses tegi ta nii, nagu ütles saksa arst, see tähendab seda, et talvisel ajal olla Jaltas.
mitte olla külmas Moskvas, et tuberkuloosile pidi see hästi mõjuma. Ja tema oli seal 4 aastat, kõik talved. Süda kippus pere juurde, naise juurde Moskvasse. Siis, kui ta sai kokku vene arstiga, siis vene arst ütles, et kas sa oled hull peast. Seal subtroopilises kliimas ehk talv, seal on kopsudel veel kõige hullem. Ja Tšehhov ütles, kas ma siis 4 aastat tegin saksa arsti valeõpetuse järgi. Ta nii pettus, nii vihastas, et ta otsustas sellest hetkest peale, ta on, kui nii päeva kui elupäevi on, ta on seal, kus ta tahab olla. Ja ta ei kuulanud peale seda enam arsti üldse. Ta tahtis, oli Moskvas, külma talvega tahtis, oli seal. Suri ta siis Šveitsis minu teada. Aga see surma moment ise on päris niisugune, seda on kirjeldatud mitmeid kordi, selleks on vaja teada ka lihtsalt ühte eellu, kui on teada, et ta ei šampanjat ja tema viimased sõnad, aga mis selle loo taga on. Noh, on teada, ütleme, kui ilma kontekstita, siis on lugu järgmine, et ta tellis šampanjat ja ütles sõna ma suren, saksa keeles ich sterbe on vist, jah? Ja pööras vasakule küljele ja suri. Aga lugu on tegelikult järgmine. Tol ajal oli arstide vahel kirjutamata reegel, et kui üks arst ravis teist arsti ja üks arst sai aru, et minu kolleeg, patsient, et tal on minek, et siin pole enam midagi, siis me sellest ei räägi, vaid ma tellin talle pudeli šampanjat. Tema saab sellest aru, et pudel šampanjat on märk, et mul on kindel minek. Mul on aega jäänud võib-olla 1 öö, 1 päev, 2 päeva, no kohe. Ja selles kontekstis on see lugu ju hoopis teine. Kui Tšehhovile öösel hakkas jälle üks atakkidest ja kohale tuli ka üks saksa arst, mitte see saksa arst, vaid üks teine saksa arst, siis telliti pudel šampanjat, ta laskis selle lahti nööpida, kallati pokaali, ta ütles, et sel ajal, kui kallati, kui see kihises, ma kuidagi väga kujutan seda ette, et kui see kihises, sel ajal ütleb Tšehhov oma sõnad, ma pole ammu šampanjat joonud, see on eelviimane lause. Siis ta tõstis klaasi, naeratas kurvalt ja ütles, ich sterbe, ma suren. Jõi, heitis vasakule küljele ja 2 minuti pärast oli surnud. Arsti asi. Ma olen mõelnud seda, et siin ei saa, see ei saa niisama juhus lihtsalt kõik olla. Ta sai, ma peaks arstide käest küsima, kas võib olla, et šampanja või alkohol või just kihisev šampanja mingis haiguse staadiumis kiirendab mingit protsessi või on see lihtsalt see, et tee veel viimasel hetkel suu seks ja natuke elu lõbusamaks. Et igal juhul midagi niisugust. See oli ikka Saksamaal, kas Paadris? Paadris, Saksamaal, ja ma ütlesin valesti. Schwarzwaldis, jah. Kas on veel küsimusi? Ja ka sama vale soovitusega aeti hulk inimese haudaga Madeiral ja Kanaaridel, kus tuldi jäädi talveks ja oldi vihmaperiood seal, meile kõigi läks tervis ainult veel hullemaks. Üüriti just nimelt ka suuri villasid, aga need olid reeglina kõik nõlvade peal, kuhu nii-öelda rikkad inimesed põgenesid palaval suvel, aga tulid sügisel juba sealt alla ära ja olid nagu Siis paigutati haiged sinna. Ja siis tulid nii-öelda rikkad haiged ja elasid villades. Kuulsam, kes seal kiiret otsad andis, oli viimane Austria keiser ja Ungari kuningas, eks. Ehk mõned kuud ja inimene juba läinud. Ehk tegelikult see on täpselt sama lollpraktika. Ehk nii-öelda niiske subtroopiline toll tiisikeri jaoks. Ja, see veel kõige hullem. Ja ta niigi pidas hästi vastu. See oli väga vale. Aga ta oli muidugi tugev tervis. Sest lõpuks kogus Sahhalini sõit ja tehke järeleks. Jaa, see sõit Sahhalini, see oli kõige. Ja kui Sahhalin meil jutt läks, siis Jaapani sõda, mis kohe tuli. Aga samas Kirsiaed märksõna. Ehk jaapani keel üks esimese keeli, kus näidend tõlgiti ja jaapanist ruttu lavastati ja jaapanis esimeseks ta filmisid. Tõsi, jah. Ja ilmselt Kirsside pärast, ja muidugi, selle pärast, see on see kongs. See on nagu jaapanist oli kirjutanud meile. Ja inimene, kes oli, Sahhalinil käinud, Sahhalin oli ju sellal nagu Venemaa ja Jaapani nagu pooleks saatud, nii et Tšehhov võiks öelda käis nagu Jaapani piiri ääres. Ja siis kirjutab Kirsiaia.
ja sõber Puunin ja norista kallal kõvasti, et saab kohe näha, et ei ole meie mõisniku seisusest, ta ei tunne mõisaelu. Kuigi sellal oli juba Tšehhov jõudnud mõisa pidada. Aga et siuksi kirsiaedu pole olnud. Aga muidugi arvestan pigem tänases eesti keeles oleks õigem rääkida istandusest. Et see oli mitte iluaed ümber maja, nii nagu lavakujund seda üritati kujutada, vaid see oli tegelikult suur istandus, ütleme nagu õunaaiad ja perneaiad ja ploomaiad, samas on kirsiaed. Mitte, et maja ümbruses oleks olnud kirsid ja neist oleks hakanud olema natuke teine lugu selles mõttes. Isegi ka datša puhul mõtleme seda, et datša ei pruugi üldse olla väike ja datša ei pruugi üldse olla odav. Ehk ütleme see, mida me nüüd juba hilisema inimestena kujutame suvila all ette, see on nagu meie jaoks pigem paika läinud nõukaaegsete mastaapidega, suvilad ja aiamajad, eks ole. Aga niuke datša võis olla ikka paras loss, kuigi ütleme, võib-olla selle vahega, et vene inimese datša oli pigem puust ja Prantsusmaale datšad oli pigem kivist. Ja alati on see vahe olnud. Aga see, et ne võisid olla maailmatu lahmakad ja tänu sellele väga kallid asjad, loomulikult. Nii et selles mõttes jah, et algul oli seda raha, mida pillata. Aga see, et lõpuks jah, kõlbas igasugune raha, et kuidagi pidi edasi tegutseda. Üks ta nõnda ole, aga kindlasti majandusliku mõttega kogu selle sündmustiku analüüs on kahtlemata omamoodi väga vahva lähenemine ja kindlasti. Tema jõuab selle järeldusele, et kui suur see aed peab olema, et ennast ära majandaks, siis see kirsiaia all olev aed peaks olema vähemalt 240 hektarit, mis ei ole üldse 1000-lise hektari juures, see proportsioon on loomulikult võiks olla ka suurem, aga ta arvutab välja, et see on umbes niisugune, siis on see saagikus ja kõik, nii-öelda see asi tasub jamada. Sellise asja kohta nagu Aadlipank ja kas ta, mis tingimustel ta õigupoolest täpselt nagu aitas neid potentsiaalselt laostuma hakkavaid aadlikke ja mis olen aru saanud, et ainult üli headel tingimustel laenu aadlikele. Siin kirjutatakse sellest, jah. Sõltus ju ka konkreetselt milline Aadlipank ehk niisugust üht üle Venemaalist ei olnud ju tegelikult. Ja meil Aadli krediitkassad, kas või siinsed kubermangud, igas kubermangus oli sisulist iga rüütelkond ise endale tekitanud toolise vastastikuse abistamise kassa. Ja need olid loomulikult üsnagi heategevad nähtused, kus tõepoolest üritati mitte selle pealt niivõrd tulu teenida, kuivõrd mitte lasta seisuse kaaslasi päästa see seisus majanduslikust laostumisest. Aga see võis tähendaks seda, et sisuliselt, kui oli näha, et ei ole sust majandajat, siis laenu saamistingimus oli see, et võeti majanduslikus mõttes eestkoste olla. Mitte see, et oma lollusest jätkad samas vaimus ja varsti tuled uut raha küsima ja lõpuks tapeti ikka pankrotiga. Et nii see loomulikult ei tohtinud minna. Aga Venemaal neid panku oli ka erinevates kantides, eri kubermangde Aadlipank, kus ta tekitati, kus see tekitatud, ja kuidas kuskil nüüd see launandmisstiil täpselt oli, ega seda on raske üldistada. See Punini märkus, et Tšehhov ei tunne, ilmselt ei tunne mõisa tööd. Punin tunnis väga hästi. Aga ma arvan, et mul on üks versioon selle kohta ja see võib-olla klapib ka see Višnjovi sad, selle Punini argument, miks tal ta ütles, et kirja, et kui näitemäng ei meeldinud talle, aga argumendina tõi ta välja ainult ühe ainsa argumendi. Kuskil ei ole mujal mina ühtegi muud argumenti näinud ja see argument oli see, et Tšehhov ise ei tunne mõisa majandust. Venemaal ei ole nii suuri aedu, mis on ainult kirsside all. Venemaal on segaaiad, kirssõunaga ja nii edasi. See võib äärmisel juhul olla üks osa seal. See on tema argument. Põllumajanduslikust seisukohast ja mõisapidamise kultuuri seisukohast ma täitsa respekteerin seda. Aga kui me mõtleme, miks ta ei kirjutanud, miks meil ei ole näitemäng õuna ja puuviljaaed, sest see räägiks aiandusest, aga tema ei rääkinud aiandusest, tal oli vaja kujundit ja seetõttu kirsiaed kui kujund juba nimetusena
Puunin veel vaidles vastu, et kirsid ka, need kirsiõied on ju nii väikesed, eks ole. Et noh, õunal on palju suuremad, palju ilusamad. Aga kui nüüd nii võtta, siis kirss on just oma selle pisikese sellega, ta ongi ilus. Ta ongi just ilus ja Tšehhov vajas, ma arvan, kujundit. Ja ta ju rõõmustab nii, kui ta leidis just, selle. Just. Et see on pigem kujund, metafoor, eks ole, tema selles loos. Ja üldse selles näitemängus on ta, milles on ta läinud kaugemale kui väga paljud tolleaegsed dramaturgid. Sümboliste tol ajal juba oli, aga siis laval oligi nii-öelda sümboolne tegelane sümboolses kohas ja noh, sümbolistlik näitemäng. Aga temal õnnestus ühendada nii-öelda sümbolism koos niisuguse argipäeva reaalsusega. Näiteks ja ta on nii segunenud, et raske on nagu sa võid vaadata seda ka kui sümbolistlikku näidendit, aga võid lugeda ka seda kui lihtsalt argipäeva näidendit. Ja mõlemad pidi see asi klapib. Seal näitemängus on üks tegelane teises vaatuses, kes mööda käia, eks ole, teekäija, kes ilmub ei tea kust, küsib teed, kus on teil siin lähim jaam, ütleb veel paar sõna, ilmselt on vintis ja küsib raha. Ja läheb ära. Ja saab ka. Kes ta on, kus ta tuleb, mitte kusagil, no kõik teatrid siis alati mõtlevad mingi oma loo sinna välja, meie oleme ka mõelnud, mis see on, ma ütlema ei hakka. Aga milleks oli tal niisugust tegelast vaja? See on, ja peale seda hakkavad laval kõik pelgama, kartma, eks ole, seal on see katkeva keele helin, eks ole, nad tunnevad mingit kõhedust ja tahavad ära minna. Et see on kui märktegelane, kui sümboltegelane, eks ole, ta tahab midagi sellega öelda. Ta ei mõtle välja sellele tegelasele mingit elulugu, eks ole, kõikidel teistel on, sellel tegelasel ei ole. Ja sama, mida me oleme mõelnud ka helikeeles kuni siiani, kõikides Tšehhovi näidendites on, kui on remark ja on kuulda hääli, on need naturaalsed hääled. Noh, ütleme, koer haugub, kass näub, eks ole, lind laulab, kõik sellised hääled. Aga siin on esimene näitemäng, tema viimane näitemäng siis, Kirsi aed, kus on helikujundus kui metafoor. Katkeva pillikeele heli. Et noh, kes näitlejates just seda tegi, eks ole, ma ei tea, arvata võib, et nad lihtsalt pingutasid lava taga ühte keelt, see läks puruks ja läks vastu midagi, mingit kõlakasti, eks ole, tekitas mingisuguse heli, aga igal juhul see on juba täiesti põhimõtteliselt teistsugune lähenemine helikujundusele. Siin hakkab tulema juba helikujundus kui kujund, mitte kui naturalistliku pildikese edasi andmine, eks ole, et reaalselt lind laulab, reaalselt koer on siin ja koer haugub. See on pigem nagu filmimuusika. Just, et ta hakkab kuhugi sinna kanti minema. Et see on juba see, et ta mõtleb teisel tasandil. Et ja kui ma mõtlen Punini peale, siis võrreldes, siis temaga Punin ei ole sümbolist, Punin on väga realistlik, väga hea kirjanik, aga pigem realist, jah. No tegelikult Tšehhov oli üldse nii-öelda suur uuendaja, kuni võtta kõik need žanri piiride, segi paiskamised ja miksimised või kas sama eelloo tilgutamine terakaupa või see, et pooled tegelased kogu aeg ainult räägivadki mingeid täiesti mõttetuid asju, mis justkui ei vii tegevust edasi, isegi ei aita nagu kellestki ka millestki paremini aru saada, aga elu nii käik, eks. Selle kohta on Tšehhov ise maininud, et tema ei ole seda, tema ei usu inimese ümbersündimise võimesse. Tema arvab, et inimene on ikka samasugune ja sellepärast Tšehhovi tegelastel paljud on kirjeldanud, öelnud seda, et nende tegelased näitemäng, nii nagu nad on näitemängu alguses, nii on ka näitemängu lõpus. Ei sünni kellestki revolutsionääri, ei avane kellegi silmad, nüüd ma sain aru ja läheb tegevusse, eks ole, seda kirjutas Gorki tegelased on sellised. Aga Tšehhovi tegelased ei ole niisugused, nad oleks justkui, et olukord muutub. Situatsioonid muutuvad, tegelane ei muutu, tegelane jääb samasuguseks, et tema on paigutanud selle konflikti hoopis teise kohta, selle tegelase muutumatuse ja situatsiooni muutumise vahele. Ja situatsiooni dünaamikaga, tegelane ei muutu, sealt tekib see draamapinge. Ja selles mõttes tõesti Kirsi ja kõik tegelased nii nagu nad on algust, nii on ka lõpus. Keegi hakka heaks,
Kõige kambaks. ei pätistu ära vahepeal. Kõik on täpselt see, mis on olnud kogu aeg. Nii, kas ma võin vist öelda, et... Küsimusi ei ole. No nii, kõik, aitäh teile!